Halloo, halloo! No terve! No tere! No kuidas siis No tee oma videointervjuu mu garažis. Jaa, kuidas siis meie Playsoundi Marek Veltman elab? No mis ikka, vaikselt ja tasapisi. Kui palju aasta nüüd selles möödas on, millal see Playsound viimati eksisteeris? No 2 aastat äkki. Ahah. Ja nagu ma olen kuulnud kergelt, et sul on plaanis Playsoundi raadioga jätkata publiku ja fännide rõõmuks, et millal see siis nagu plaani saab? Just. No see ise ütlen, et juulis, ehk siis nüüd see kuu juba. Et tahan panna tööle uuesti 15 nagu. Et siis tuleb nagu selline soovisaade, kus kõiki laule mängitakse nagu ikka ja... Ikka nagu ikka vanasti tüngakõned ja soovisaade ja tervitused ja nii edasi. Ja vahepeal sa elasid nagu vist Soomes, aga nüüd sa vist oled nagu Eestimaa pinnal tagasi või? No, hetkel küll olen jah, nüüd pikemaks ajaks ikka. Kuidas sul selle pereõnnega siis ka lood on vahepeal? No, selle ma ütlen oma teada praegu hetkel. Ahah. Nii et ütleme nii, et üksi päris ei ole? Ei ole jah. Kuidas lastel läheb? No, väga hästi ütleme niimoodi. Et kas neil olid ka koduõppel vahepeal nagu siis üldse oldi, et noh, koolis ei käidud, et oli interneti selline... No jah, nii ta on. Et nii nimetatud see koroona. Aga miks sa seda ütled, et nii nimetatud, kas sa koroonasse ei usu? No tead, ei, see koroona ja gripp tegelikult on juba vana asi tegelikult, aga nüüd mõeldi lihtsalt see vana gripp, aga nüüd mõeldi nimetus koroona. Tegelikult see gripp on vana asi. Aga kas sa olid selle koroona ajal, ütleme see märtsist kuni ma ei tea maini, mis ta oli, et olid sa siis Soomes või olid sa juba Eestis siis selle ajal? Ma olin Eestis juba. Ahah, nii et... Jõudsin õigel ajal. Et sina ei ole neid apteekides, neid kuradi ärikate, neid prahti ost, neid tolmamaske nii-öelda suure kalli raha eest? Nalja teed või? Ei. Aga mis raadiot... Selle kohta öeldakse, maainimene ei kanna mingit maski, maainimene niisama ka terve, ta ei pea mingit maski jätma. Maainimene nusutab seda looma seda šetta, et kui pole, noh, söödakse kopsurohi pidi olema. Ja koroona kadunud kohe. Mis raadiot sa ise kuulad vahepeal? Kui ma sulle ausalt ütlen, ma pole praegu tükk aega mitte midagi kuulad. Televiisorit ka ei vaata? Ikka telekat ikka vaatan, ikka. Aga mida sa sealt vaatad ja mis kanalit? Ma vaatan Reporterit ja siukest. On sul nagu ka hea meel, et nüüd Reporter või noh, mitte Reporter, vaid Kanal 2 uues vaba levis on, ma ei tea kui kauaks, aga... No ütleme, ega see mind ei hirmutud tegelikult. Jaa, sul on need tasulised... Aga muidugi, ütleme, et nagu paljudel inimestel on muidugi paljudel on hea, et ta on nagu tasuta vaba levis ja see on muidugi. Et praegu sa teed omal seal korteri remonti, nagu ma eelnevalt kuulsin, aga et... Just, aga ma väikse pilgu näitan ka, et üritan siin näidata, et siis see tuleks nagu siis see stuudioruum, nüüd on siin natuke segamine ka. No vot. Ja sellest saab stuudioruum ja siis kui on nagu kellelgi võib-olla soovi mõne sõbral või tuttaval, et tahab laulu lindistada, et saab sinu ossa teha siis ka võib-olla või? Just, täpselt. Ja ma arvan, et sa isegi võib-olla mõnes videos või mõnda laulu laulad, et kas duetine kaasa või... Mine tea. Ja ma usun, et selle Playsoundi raadiostunudega väga paljud puudus sellepärast, et noh, see oli ikka nii väga hea raadio, mida kõik kuulasid ja sõnaga, ma ütlen, et tänu selle Playsoundi raadiole ma sain ju tuttavaks ka Tiit Seik Õinsaluga sõnaga, et muidu ma ei tea, kas ma oleks me tuttavaks saanud või ole, aga nüüd me ammu tuttavad mitu aastat ja sõnaga teeme koostöös laule ja nii, et tänu sulle, sinu raadiole seda toimus, et... No, ikka probleemi. Jaa. Aga mis ikka? Kuule, aga eks siis olge kõik terved seal ja Playsoundi raadiorahvale palju tervist teile ja oleme ikka lainel. Teeme nii ja siis, kui sul juba raadio käimas on, siis teeme suga uue loo. Just, teeme nii. Kõik head ja tšau! Tšau!